Tervist! Kõigepealt me peame ju selgeks tegema, millest me üldse räägime. Kui me räägime omega-3 rasvhapete mõjust meie organismile, olgu see siis haiguste ennetamiseks, prognoositavale eluea pikkusele või näiteks treeningtulemustele, siis peame me teaduspõhiselt silmas peamiselt kahte polüküllastumata pika ahelaga rasvhapet nimega eikosampetaeenhappe ehk EPA ja dokosaheksaeenhappe ehk DHA. Ja ma tean, et ma tegelikult lihtsustan juba seda teemat tohutult ja farmakoloogid ja biokeemikud pööritavad sellise väite peale silmi, aga süvenemine sellesse, mis tüüpi molekul ja mille toimel organismis täpselt milleks muutub ja mida teeb, ei ole selle video ülesanne, nii et excuse my French või midagi. Ja tegelikult oleme sunnitud me tegema ühe väga olulise üldistuse veel ja see üldistus väärib samuti lahti seletamist. Kuna ma räägin omega-3 mõjust meie tervisele teaduspõhiselt, siis peab silmas pidama, et teadusuuringud, mis antud vallas on tehtud ja neid on muide tohutu hulk, uurivad nii omega-3 toidulisandite, väga suures koguses omega-3 rasvhappeid sisaldava kalaõli ja tegelikult ka suures koguses omega-3 rasvhappeid sisaldava sagedase kalasöömise mõju tervisele. Ja meil ei ole mitte mingisugust põhjust neid uuringuid siin eristada, kuna nendest väga suur hulk on läbi viidud heal tasemel. Seega ma täpsustan, kui ma räägin täna omega-3 mõjust, siis on omega-3 sünonüümideks antud teema valguses ka kalaõli ja lihtsalt selline toitumine, kus sajad endale väga suuri koguseid kala igapäevaselt sisse. Kalamaksaõli mõju tervisele analüüsinud uuringuid jätan ma aga kõrvale, sest seda ei saa omega-3 kalaõli ja kalarikka toitumisega samastada, kuna esiteks sisaldab kalamaksaõli suuri koguseid A ja D vitamiini, mis varjutavad kindlasti EPA ja DHA mõju organismile ja teiseks on kalamaksaõlis vähem omega-3 rasvhappeid. Kui me räägime omega-3 peamisest mõjust tervisele, siis teame me hästi, et nende rasvhapete tarvitamine alandab vere oluliseks südametervise riskifaktoriks peetavate triglütseriidide kogust, alandab mõnevõrra liiga kõrget vererõhku, vähendab depressiooniriski ja sümptomeid ja sellel võib olla teatud positiivne mõju teatud krooniliste põletikulise tekkega haiguste puhul. Kui sa käiksid ülikoolis ja sinu eriala oleks omega-3 rasvhapped, siis sa saaksid selle teadmise, mille ma just 7 lõiku kokku pressisin umbes 2 aastaga. Nii et palju õnne mulle, et ma olen nii tark ja osav ja palju õnne sulle, et sa oled juba peaaegu sama tark kui mina. Kui aga vastata lühidalt sellele, kas omega-3 on tervise seisukohast ülehaibitud või alahaibitud, siis veel aastakene tagasi, kui ma oma YouTube'i kanalit alustasin, oleksin mõelnud, et ülehaibitud. Aga praegu, kui ma olen selle teema sees ja lugenud läbi sadu ja sadu uuringuid, ütlen ma, et omega-3 kasutamine on pigem alahinnatud. Ja ma ütlen ka kohe ära, et ma ise kasutan omega-3 rasvhappeid toidulisandina, mis näitab, et ma pean seda teaduspõhiselt mõistlikuks, sest igasugust suvalist jama mina endale sisse ei aja. Tõenäoliselt üheks peamiseks põhjuseks, miks ma hakkasin mõne aja eest omega-3 rasvhappeid tarvitama, on see uuring, millele ma ennast teemaga kurssi viies komistasin. Antud teadustöös vaadeldi erinevaid enneaegse surmariski põhjuseid ja võrreldi neid olukorraga, kus inimesel on madal omega-3 indeks. Madala omega-3 indeksi puhul on organismi omega-3 veretase normaalsest madalam ja see näitaja selgitatakse välja, kui mõõdetakse, kui suur protsent kõigist vere punalibledes ehk erütrotsüütides paiknevatest rasvhapetest on omega-3 rasvhapped. Nii et see on selline natukene keeruline, aga väga täpne mõõtmine. Kuna me teame, et omega-3 rasvhapped kaitsevad meie südametervist ja nende normaalne või kõrge tase organismis vähendab südametervise riske, siis on vähe üllatuslik, et uuringust selgus, et neil, kellel on madal omega-3 indeks, on keskmisest suurem tõenäosus surra enneaegselt nii südame-veresoonkonna haigustesse kui ka põhjuste üleselt. Mis oli aga minu ja tegelikult ka teadlaste jaoks üllatav leid, oli see, et madal omega-3 indeks on enneaegse surmariski ennustamisel sama täpne kui näiteks kõrge vererõhk, diabeet,
lipoproteiinide ebaterve osakaal ehk siis palju LDL-i ja vähe HDL-i ja mis kõige üllatavam, suitsetamine. Ja oleme ausad, see kõlab isegi natukene uskumatult. See, kui su veres on madal omega-3 tase, lühendab su elukestvust samamoodi ja laias laastus samas mahus kui see, kui sa igapäevaselt suitsetad. Ma saan muidugi aru, et ka siinkohal peame me jälle toonitama, nüüd tuleb see minu üks lemmiklõikudest, et seos ei tähenda kohe automaatselt põhjuslikkust. Aga omega-3 madal tase oli uuringus selgelt ja ma isegi ütleksin robustselt, sealhulgas tasemepõhiselt seotud suurema enneaegse surmariskiga ka siis, kui arvestati eraldi võetuna, ehk siis kui inimene, kellel oli madal omega-3 indeks, ei suitsetanud, tal ei olnud liiga kõrget kolesteroolitaset ja vererõhku ega diabeeti. No, mõnes mõttes me võiksime siinkohal nüüd videole panna punkti, sest ilmselgelt on omega-3 taset organismis kas siis toidulisandit kasutades või palju kala süües kõrgel hoida mõistlik. Aga ma räägin sulle mõnedest uuringutest veel ja teen seda sellepärast, et tegelikult on mitmed teemad, mis on väga põnevad ja huvitavad omega-3-ga seoses. Näiteks on viimastel aastatel tehtud mitmeid tasemel uuringuid, mis näitavad, et kui su toidus on palju omega-3 rasvhappeid või siis tarvitad sa neid sisaldavat toidulisandit, mõjub see positiivselt su vaimsele võimekusele, parandades näiteks mälu ja nii-öelda andmete töötlemise kiirust ajus. Enne kõike on selgelt väljenduv positiivne mõju olemas eakatel inimestel, eriti neil, kellel on juba tekkinud mingit sorti kognitiivsed häired. Aga positiivne mõju on tegelikult olemas ka tervetel täiskasvanutel, mis teeb mulle eriti hea meelt ja võiks ka sulle teha. Ja kui ma nüüd mõtlema hakkan, siis tegelikult ei ole see leid ka väga üllatav, sest meie aju koosneb teadupärast suures osas rasvadest ja suure osa nendest rasvadest moodustab omega-3 rasvhappete hulka kuuluv DHA. Samas on aga väga oluline silmas pidada, et selleks, et avalduks vaimset võimekust tõstev efekt, nagu öeldakse, kogu oma ilus, kuulub igapäevaselt normaalsed või suuri omega-3 rasvhapete koguseid tarvitades vähemalt paar kuud ja võimalik koguni, et aasta või isegi aastaid. Nii et mida varem sa praegu kalaõli või omega-3 rasvhapete toidulisandite tarvitamisega alustad, seda parem. Väga sageli soovitatakse omega-3 toidulisandeid liigeshaiguste puhul ja see soovitus tugineb vanematele teadustöödele, kus on statistiliselt olulist positiivset mõju leitud. Meil on aga üks üsna värske 2024. aastast pärinev metaanalüüs, milles vaadeldi 23 varasemat juhuvalimil põhinevat teadustööd, milles uuriti omega-3 tarvitamise mõju reumatoidartriidi sümptomitele ja haiguse süvenemisele ja leiti, et positiivne mõju on kas väga väikene või täiesti olematu. Ja siinkohal on tegelikult õigustatud küsimus, et kui varem on oluline mõju leitud ja nüüd seda ei leitud, et kuidas siis sedapsi, eks ole. Aga sellele on tegelikult minu hinnangul olemas päris hea ja tegelikult isegi natukene üllatav selgitus. Nimelt kaasati antud metaanalüüsi ainult sellised uuringud, kus platseebo preparaadina anti täpselt samasuguse väliskujuga ent toimeta tabletti. Las ma seletan. Kui ma ütlen sulle omega-3 kapslid, siis sa ju kujutad ette, millised need on, eks ole. Meil on aga varasemaid uuringuid ja neid üllataval kombel on päris palju, kus ühele grupile anti omega-3 kapsleid, mis nägid välja täpselt nii, nagu omega-3 kapslid välja näevad. Aga platseebo grupile, ehk siis grupile, mille liikmed said ilma igasuguse toimeta ainet, anti hoopis tablette, mis ei näinud absoluutselt välja nagu omega-3 kapslid. Kui sul on teadusuuring, kus kontrollgrupi liikmed saavad aru, et neile antakse platseebo preparaati, siis ei saa selle uuringu tulemusi tegelikult kahjuks tõsiselt võtta. Ja muide, reumatoidartriidist rääkides,
Selle puhul annab kõikidest maailma toidulisanditest palju paremat positiivset tulemust hoopis optimaalselt tehtav lihastreening. Kusjuures, kui sa teed seda teadja treeneri käe all, annab kõige parema tulemuse suurte raskustega tehtav ja vähemalt keskmise intensiivsusega lihastreening. Ja kui me nüüd juba lihastreeningust räägime, siis on meil teaduspõhist põhjust väita, et omega-3 toidulisandi tarvitamine aitab koostöös jõusaalis tehtava lihastreeninguga kasvatada lihasjõudu. Kusjuures see mõju ilmneb eriti eakatel, aga vähemas mahus ka tervetel täiskasvanutel. Ma ei ole näinud uuringuid, mis näitaks otseselt, et omega-3 rasvhapete kasutamine aitaks tervetel täiskasvanutel tõsta jõutreeningus lihasmassi. Aga ma arvan, et selles vallas, ma pean ütlema vabandust, aga välja oli ikka. Et sellises need uuringud, mis on selles vallas tehtud, on olnud lihtsalt liiga lühikeseajalised. Et kui su lihasjõud ikkagi kasvab, siis kaine mõistus ja minu kogemus ütleb, et mingil hetkel annab see hea aluse ka lihasmassi kasvatamiseks. Lisaks on väidetud, et omega-3 rasvhapete tarvitamine aitab vähendada lihastreeningu järgset valu ja kiirendada treeningust taastumist. Aga kui ma vaatan selles vallas läbi viidud uuringuid, siis on see tegelikult ikkagi väga julge avaldus. Ja ma ütleks pigem nii, et see mõju on kas olematu või väga väikene. Aga vaatame, mis meil teadustöödest veel silma paistab. Näiteks, kui sind vaevavad migreenihood, siis on sul ehk hea teada, et on leitud, et kui su toidus on rikkalikult omega-3 rasvhappeid, siis vähendab see nii peavaluhoogude tekke sagedust kui ka nende kestvust. Kui ma ennist rääkisin omega-3 rasvhapete tarvitamise positiivsest mõjust ajule ja vaimsele võimekule, siis mainisin, et selle üheks põhjuseks peetakse seda, et aju koosneb väga suures osas omega-3 rasvhapetest, ennekõike DHA-st. Aga muide samamoodi koosneb DHA-st suures ulatuses ka sinu silmavõrkkest. Ja seega ei ole üllatav, et erinevates uuringutes on leitud, et omega-3 rasvhapete tarvitamine näib ennetavat silmavõrkkestega seotud haiguste teket ja süvenemist. Omega-3 rasvhapetel on üldteada-tuntult olemas, ja see on teaduspõhine, positiivne toime naha tervisele. Kuna sel viisil on võimalik vähendada teatud tüüpi nahahaiguste, näiteks psoriaasi, sümptomite teket ja omega-3 rasvhapetel on su nahale ka positiivne kosmeetiline mõju, ehk siis näeb su nahk välja noorem ja tervem. Kummalgi juhul ei ole tegemist mingisuguse imevahendiga, aga positiivne mõju on pikemaaegse tarvitamise puhul kliiniliselt olemas ja oluliselt olemas ja mõõdetavalt olemas. Ja siia lõppu veel üks tohutult põnev teema. Nimelt on viimasel ajal hakatud aina enam vaidlema selle üle, kas ateroskleroosi on võimalik tagasi pöörata. Seletan. Kui sul on juba tekkinud arterilubjastus ehk siis suurte veresoonte siseseintele on kuhjunud normaalset vere läbivoolu takistavad naastud, siis kas neid on võimalik mingil moel ilma operatsioonita vähendada? Ja aina enam tundub, et see on teatud meetoditel täiesti võimalik ja selle kohta ma teen tulevikus pikema ja põhjalikuma video, aga praegu võtsin ma selle teema jutuks selle 2023. aasta lõpus avaldatud teadustöö tõttu. Ja leiti ses uuringus, et regulaarne omega-3 toidulisandi manustamine vähendas aterosklerootiliste naastude läbimõõtu. Ent lähemal vaatlusel selgus, et tegi seda vaid neil, kellel on normaalne vererõhk, mitte aga neil, kellel on liiga kõrge vererõhk. Nagu ma juba mainisin, omega-3 rasvhapped küll alandavad vererõhku, aga see mõju on siiski üsna väikene ja diagnoositud kõrgvererõhu tõve korral tuleb sul seega silmas pidada, et kui sa tahad omega-3 rasvhapetega puhtamaks saada oma arterid, siis pead esmalt kontrolli alla saama oma vererõhu. Ja muide üks viis, kuidas vererõhku ilma tablette neelamata alandada, kusjuures väga efektiivselt alandada, on jällegi jõutreening, millest ma räägin söögi ette ja söögi taha. Aga selles uuringus, mida ma mainisin, leiti lisaks veel, et omega-3 toidulisand alandas aga jällegi vaid normaalse vererõhuga inimestel valge vereliblede ja neutrofiilide näite,
mis viitab tugevalt ses suunas, et see toidulisand vähendas neil organismis aset leidvaid põletikulisi protsesse. Väga hea leid. Ja kokkuvõtteks, Omega-3 rasvhapped on sinu tervise ja elukvaliteedi jaoks olulised ja ma soovitan neid kas siis kapslitena või kalaõli näol igapäevaselt tarvitada. Muidugi võid sa üritada ka lihtsalt süüa rohkem kala, aga oleme ausad, toidulisandi abiga on sul oma organismi Omega-3 taset vajalikes kõrgustes hoida oluliselt kergem. Kala söömisega on tegelikult meil olemas üks probleem veel. Kui ma vaatan Põllumajandus- ja Toiduameti poolt iga-aastaselt avaldatud taimekaitsevahendite jääkide järelevalve tulemusi, siis 2022. aastal, mis on praegu viimane avalikustatud raport, analüüsiti 8 Eesti päritolu kalaproovi ja neist 5 leiti olulisel määral DDT jääke. DDT kasutamine keelustati arenenud riikides juba eelmise sajandi 70. ja 80. aastatel. Ja kui sa tahad teada, mida täpselt DDT inimesega teeb, siis sa võid seda guugeldada, aga ma võin sulle aja kokkuhoiu mõttes kohe ära öelda, et tervise mõju on räige ja pikaaegne ja sa peaksid sellest kemikaalist hoidma eemale nii kaugele kui võimalik. Nüüd tekib muidugi meil see küsimus, et huvitav, et kui see DDT on juba 70. 80. keelustatud, kuidas siis ikkagi seda kalas võib veel nagu leida ja just nimelt selles kalas, mis on meie piirkonnast pärit. No, probleem on selles, et DDT poolestusaeg ehk siis aeg, mille jooksul selle aine kogus väheneb poole võrra, on veekeskkonnas hinnanguliselt 150 aastat. Ja lisaks me võime olla üsna kindlad, et venelased on Läänemerre erinevatel aegadel uputanud sellistes kogustes ja nii ohtlikke aineid, et kui me täpselt teaksime, mis seal kõik veepõhjas on ja millal see nendest paakidest välja hakkab imbuma, siis me ei saaks mitte ainult et kala süüa, aga ilmselt ei saaks ka öösel magada. Aga söö siis pigem kapsleid või kalaõli. Ja ära unusta muide regulaarselt jõutreeningut, sest nagu sa tänagi kuulsid, on see sinu jaoks ülioluline ja kui sa saad kangi ja hantlitega sõbraks, siis teed oma tervisele väga suure teene. Jõusaalis näeme!